Hidu! Õues on ilus päike, kõik on nii kevadine, see on nii mõnus. Ja nüüd me hakkame tegema püreesuppi. Ma olen seda suppi ühe korra varem teinud, ma tegin seda koos oma õega ja ma ei mäleta päris täpselt, kuidas see käis, aga ma mäletan, et ma absoluutselt armastasin seda, nii et proovime seda uuesti teha. Käisin just poes ja tõin supi jaoks vajalikud asjad, ma kohe näitan, mida sul selle jaoks vaja on, kui seda ka teha, see on hea supp. Promise. Okei, esiteks merevaik. Pekki ma pidin tooma sulatatud juustu. Aga see vist ongi ju. Kas see on sama asi või? Kas merevaik on sama asi, mis sulatatud juust? Ma ei tea. Anyway, ma ostsin merevaik koorist kanaga, sest et see saab head maitset ja kuna siia ma ei tee mingit liha juurde, siis ma siin on maailmas. Siis ma võtsin 2 suurt kartulit oli, aga Prismas ei olnud hetkel suuri kartuleid, siis ma võtsin 3 keskvist kartulit. Ma ei tea, nagu suur ja väike kartul või peet või mida iganes. Mis on suur ja väike ja kes otsustab? Ma ei tea, see on nii subjektiivne hinnang, nii et ma lihtsalt võtsin 3 keskmist kartulit. Ma usaldan seda, et läheb nii nagu minema peab. Siis on vaja 1 suur sibul ja 1 natuke väiksem sibul ja 3 suurt peeti. Jällegi, mis on suur peet? Ma ei ole kunagi vaadanud peeti ja mõelnud, et see on suur peet. Et ma võtsin lihtsalt 4 peeti ja siis ma mõtlesin, et vaatame, küll me välja mõtleme. Nüüd ma pean seda kuidagi tegema hakkama, aga ausalt öeldes ma ei ole päris kindel. Okei, ma konsulteerisin targematega ja kõigepealt me paneme kõik asjad koos keema. Minul on siin kartulit tegelikult juba pestud, pesen üle, peeditame kõige väiksemateks tükkideks ja siis peet, kartul, sibul, kõik koos keema. Parem ma panen vee. Sa tead, et kevad on käes. Okei, tegelikult see on kogu aeg nii. Minu kodu juures, et kogu aeg käivad inimesed ringi mööda, kellel käib hull tümm kaasas. See on tore, aga see on kuidagi väga kevadine ka. Mul on hetkel elus väga lõbus, põnev ja kasvamisrohke aeg. Ma peaksin selle akna vist kinni panema. Ja see on hästi lahe, aga üks huvitav asi, mille peale ma olen mõelnud, on see, et meie keha, meie alateadus ja meie närvisüsteem tahab, vajab ja ajab taga seda, mis on tuttav. Ta ajab taga tuttavat valu ja tuttavat rõõmu. Ja kõik, mis ei ole see, on hirmutav ja ebameeldiv. Seega võõras rõõm on ebameeldiv, aga tuttav valu on meie kehale meeldiv, sest me teame seda, me ei taha midagi uut. See on nagu veits nagu kruutidest seisa, kes oli kõige vastu mingi, ei, see on uus. Aga kui meie keha ei tunne ennast mugavalt nende kogemustega, mida me tegelikult tahame kogeda, siis me ei saa neid kogeda ja siis need ei saa meie ellu ka tulla, sest alateadlikult me tegelikult lükkame neid eemale ja saboteerime ennast neid mitte saama. Ehk siis selleks, et muutuda, oma elu muuta, me peame muutuma mugavaks uued head kogemused. Ja see on tihti ka see, miks me üldse näiteks ennast saboteerime, miks ma ei tea, mõtleme, et me tahaksime täiega midagi teha, aga me ei tee. Näiteks ma ei tea, sa tahad täiega muusikat teha, aga miskipärast sa kunagi ei tee või sa, ma ei tea, märkad kellegi teise juures seda, et see inimene räägib kogu aeg, kuidas ta midagi täiega tahaks, aga ta kunagi ei tee selle jaoks midagi. See on lihtsalt enese saboteerimine. See tundub hirmus, see tundub ebameeldiv, me ei ole selleks valmis, meie keha ei ole selleks valmis ja meie uskumused ei ole selleks valmis. Ütleme, et sa tahad hakata trennis käima, siis üks tähtis osa sellest on see, et sa mõistad, et see, miks sa ei ole siiani läinud või miks sa ei ole olnud järjepidev sellega, on see, et sa saboteerid ennast. Kui sa seda juba mõistad, siis sul on võimalik nagu võtta ennast kätte, nüüd ma nagu päriselt lihtsalt lähen ja lihtsalt teen, sest et see, mida ma teen, on enesesabotaaž. Aga selle juures on ka väga tähtis osa sellel mõttetööl ja mõtteviisi muutmisel, et meie kehas tunduksid need muutused turvalised. Tähtis on aru saada, et mis sinu kehas on see, miks sa ennast saboteerid, miks sa tahad ennast tagasi hoida. Ma olen sellest vist varem rääkinud ka, aga selline lahe küsimus, mida enda käest küsida on see, et miks mulle nii meeldib ennast piinata. Nagu meile meeldib see valu, mis on meile tuttav ja inimesel on nagu alateadlik tahe kannatada ja me laseme endal kannatada ja me laseme ennast teistel nii palju piinata, kui me usume, et me oleme väärt. Aga kui me saame aru, mis kohad meist on need, mis tahavad seda kannatust, mis osa sellest kannatusest on meile tuttav, siis me saame aru, miks me sellest kinni hoiame. Ma toon enda näite. Ma avastasin, et mul on hirm olla liiga hea. See kõlab naljakalt, aga mul on hirm olla liiga ilus ja liiga andekas ja liiga äge. See on väljendanud selles, et ma pole julgenud ega tahtnud näha vaeva eriti oma välimusega. Olgu see siis, ma ei tea, trenni tegemine või üleüldiselt, kui ma tunnen, et miski oleks, ma ei tea, sobiks mulle hästi.
ma hakkan seda kohe eemale lükkama alateadlikult. Ma olen seda alles hiljuti avastanud ja enne seda see kõik oli kuidagi lihtsalt oli, onju. Ma ei tea, kas see on kõige nagu samastumisväärne näide, aga see oli minu jaoks väga suur teema. Ja ma sain aru, et ma teen seda sellepärast, et ma alateadlikult tahan võtta vastutust teiste emotsioonide eest. Et ma olen justkui kartnud, et see, et ma säran või olen enda parim versioon, siis keegi teine tunneb ennast äkki sellepärast halvemini või tunneb ennast vähemana. Mul ei ole üldse see mõte meeldinud. Ja tihti on selle taga lihtsalt mingid kogemused. Üks mulle tähtis inimene ütles mulle niimoodi, ma olin siis väärselt mingi 11, aga ütles mulle, et minuga ollakse sõber ainult sellepärast, et ma olen ilus. Ja nagu ma praegu mõtlen sellele, siis ma ilmselt saan aru, et see ei käi päris nii. Aga sellel hetkel väiksena see tegi mulle haiget. Ja see on kogu aeg mu sees olnud see osa, isegi kui ma pole seda tähele pannud, isegi kui me ei näe, et mingi asi meil ikka veel haiget teeb, ei tähenda, et see ei tee. Isegi kui me ei märka igapäevaselt, et see on sellepärast ja sellepärast ma tunnen just nii, see on nagu, see on palju vaiksem, see on palju salakavalam need asjad, mis meid mõjutavad ja mida me ikka nendega kaasas kanname, sest et meie sees on ikka veel kõik need varasemad, nooremad osad endast alles. Ja kui nende jaoks on midagi lahendamata, siis see on tegelikult ka sinu jaoks lahendamata. Lihtsalt, me ei tunne seda enam niimoodi intensiivselt, sest et see juhtus ammu ja ei mõtle selle peale nõnda. Aga see emotsioon ja tunne on meie sees ikka alles. Ja mul tulid meelde mingid olukorrad, kus mina lihtsalt eksisteerisin ja mul oli lõbus ja ma sain selle eest mingisuguse negatiivse kommentaari või kuidagi nagu heideti selle pärast nagu väljapoole grupist. Keegi teine tundis, et ma olen seeläbi kuidagi ohuks või ohustan nende positsiooni grupis sellega, kuidas ma olen. Aga sellel hetkel ma ilmselt tundsin, et mina lihtsalt eksisteerisin, olin mina ja sellepärast keegi teine sai haiget. Ja mulle ei meeldi see mõte ilmselgelt sellest, et keegi teine saab haiget. Ma ei taha kunagi kellelegi haiget teha. Nii et ma otsustasin enda sära maha tõmmata, enda sära kustu panna selleks, et teistel oleks parem. Ja neid variante, mis võis olla, on nii palju ja neid variante, mis võib olla või mis, ma ei tea, sind tagasi hoiab või saboteerib, neid on nii erinevaid, aga ma arvan, et see on põhireegel, kuidas nendega käituda või tihti, et mis toimus ja mis meie kehas siis alles jääb, see on üsna sama. Ja ilmselgelt see pole meie süü, et meiega midagi juhtus. See pole tegelikult kellegi süü, sest kõik ju tegelikult annavad konstantselt endast lihtsalt parima, et siin hakkama saada. Keegi ei tea, mis toimub, kõik lihtsalt proovivad. See ei tule alati hästi välja ja see on ka fine. See tähendab seda, et see ei ole sinu süü, et midagi sugust juhtus, aga see on meie kohustus sellega tegeleda. Tihtipeale juba see, kui me lihtsalt teadvustame endale, et joo, ma teen sugust asja ja äkki see oli sealt, sellepärast see on juba väga-väga vabastav. Ja see on olnud äge, kui me saame aru, et kogu see puur, mis me tunneme, et meie ümber on tihti, see on ainult meie peas, seda ei ole päriselt. Oh my god, ühes mu lemmikas raamatus oli selline jutt ritsikast, kes pandi purki appi, see oli nii kurb, ma lugesin seda koolis ja ma mõtlesin koolis, sest mul oli sellest ritsikast nii kahju. Ilmselgelt ritsikale ei meeldinud seal purgis olla nii, et ta kogu aeg hüppas ja ta proovis välja saada. Iga kord, kui ta hüppas, siis ta lõi oma pea vastu purgikaant ära, see oli valus. Ja üks hetk see purgikaas võeti ära. Tema peas jäi see purgikaas alatiseks sinna. Ta ei hüpanud kõrgemale, kuigi ilmselgelt oli võimeline palju kõrgemale hüppama, aga tema peas oli see piir, oli see puur, oli see purgikaas ikka veel seal. Ehk siis et on üks hetk mingis olukorras olnud, mis on pannud meid tundma mingit moodi, mis on tegelikult tekitanud ehk siis see, et meiega on üks hetk juhtunud midagi, mis on meid pannud puuri, ei tähenda, et see puur seal esiteks päriselt on. Ja ei tähenda, et me sellest sealt siis välja ei saaks. Ja ausalt öeldes mind on alati väga häirinud. Ma usun, et see on universaalne selline kogemus, et sellises enese arengumaailmas öeldakse, et tee sellega tööd, tee oma sisemise maailmaga tööd, aga keegi ei ütle, mis tööd, kuidas, mida, what work, mida me tegeme. Arvan, et see, kuidas me enda sees lahendame probleeme, neid variante on väga palju. Ja võib-olla sellepärast seda ei räägitagi või mainita, et see on tähtis, et me leiame just selle viisi, mis meile sobib. Nüüd selleks, et enda purgikaant natuke katsuda, et seda pealt kruvida, et õppida sealt välja hüppama. Üheks selliseks võimaluseks on näiteks teraapia. Minul läks reaalselt aastaid, et leida teraapiat, kellega ma väga vaibin. Nii et see on vaim. Kui sa ei ole veel leidnud kedagi, jätka otsimist, palun. Kindlasti on keegi, kes täpselt sulle sobib ja ma loodan, et ta jõuab sinuni õigel hetkel. Teraapia on kallis. Ja kui sul ei ole seda võimalust, siis õnneks mul on sellele nii hea meel. Meil on tänapäeval reaalselt YouTube, meil on nii palju tasuta asju olemas. Kasuta need ära. Ja isegi kui sa käid teraapias, reaalselt otsi, uuri. Kõik materjalid on tänapäeval olemas. Ma räägin
hüpnoosid, sisemise lapse töö aitab nii väga. See, kui sa saad reaalselt minna sinna hetke tagasi ja enda jaoks see olukord lahendada, enda jaoks sellel hetkel olemas olla ja siis selle olukorraga päriselt rahu teha. Nii palju on neid inimesi, kes jagavad oma kogemust, kes räägivad, mida nemad tegid. Otsi ja uuri reaalselt. Asi, mis uuesti minu juurde jõudis, on EFT tapping, mis on Emotional Freedom Tapping. Ma usun, et on see lühendi pikk nimetus. Ma ei oska seda praegu enda peast veel nii hästi seletada ja ausalt öeldes ma ei ole selle kohta piisavalt uurinud, et ma tunneksin, et ma olen piisavalt pädev ja kompetentne sellest midagi edasi andma, aga see töötab. Selle kohta on väga palju teadust, super äge tööriist. On reaalselt olnud palju neid inimesi, kes saavad nädalatega nendest hirmudest lahti, mis on neid aastaid piinanud. Just tänu sellele tööriistale. Võib-olla see asi, mis just sind aitab, see praktika, see mis iganes. Võib-olla see ei ole EFT tapping, võib-olla see on midagi muud, aga tähtis on lihtsalt see, et sa otsid ja et sa katsetad. Üks hetk, kui ma olen sellega natuke rohkem tegelenud tappimisega, siis ma hea meelega jagaks seda videos ka, aga hetkel ma lihtsalt kogen seda ise ja proovin natuke ise sellest aindu saada ja vaatan, kuidas see minu kehas toimib. Siiamaani on väga hästi toiminud. Kõige tähtsam asi ever on see, et sa otsiksid ja et sa prooviksid. Ma olen selle peale nii palju mõelnud viimasel ajal. Lootusetu inimene ei ole mitte see, kes ei leia, vaid see, kes ei otsi. Ja sul on alati võimalus otsida. Meil on nii palju kättesaadavat informatsiooni tänapäeval. Kõik on võimalik, kõik on sinu jaoks võimalik. Meil on lihtsalt vaja seda tahet. Kui sul on kas või 1% tahe oma elu paremaks muuta, siis see on juba piisav. Siis hoia sellest 1% kinni ja lase sellele ennast motiveerida. Okei, siin on minu väike kausike. See näeb väga rõnne välja, kohe hakkab mu messiga keema. Ma olen keema, oju. Mul on lamp. Siis ma saan need keema panna. Paneks sisse. Just see on nii hirmus. Need siin sisse panna, see on väga ohtlik. Ma päris kogu vett ära ei kalanud, sest mulle tundus, et see just lisaks natukene spicy. Nii et ma jätsin natukene sinna alles. Ehk siis nüüd teeme selle põr-põr. Nüüd ma panen siia juurde seda meremaiku ja seda... ma ei tea, kas ma seda näitasingi. Seda OD-Rate, ei, mitte OD-Rate, lihtsalt dairy, igatahes oat for cooking I put in yes. So, what you? Ma tegelikult unustasin soola ja piparit ka panna, nii et ma teen seda nüüd. Appikene ma hakkasin juba sööma enne, kui ma filmisin sellepärast, et see tundus nii hea, mul oli kõik nii tüü. Aga siin ta on. See ei näe praegu nagu super hea välja, super esteetiline selles mõttes, aga see on nii hea, see on täiega hea. See on tõesti nii hea. Ma ei suutnud oodata. Nii et ma väga soovitan. Kui sulle meeldis meie väike jutuajamine ja koos kokkamine, siis anna mulle teada. Ja ma loodan, et sul on suurepärane päev ja nädal ja näeme väga varsti. Tšau!